Siin Mikael, tere tulemast uude keeltrepi videosse, nagu te pealkirjast lugesite, läheb keeltrepp tagasi juurte juurde ja hakkame õpetama teile triki tõukeratta nippe. Ja mis meil täna siis plaanis õpetada on? Plaanis on õpetada teile täna Feeble'it, Smithi ja Disasterit. Kohe siis näete, millised trikid need on, aga võin nii palju öelda, et need on alustalad siis torutrikkide jaoks. Ja torutrikkid ongi siis need trikid, kus me maandume toru peale, seisame, hoiame tasakaalu ja hüppame tagasi. Selleks, et siis neid õppida, on ka vaja mingit rämpi, kus saaks toru, trikke tõukeratast, turvavarustust. Kui turvavarustust pole, saad selle osta surfist ja näitan trikkid ette ja seletame lahti või? Täpselt nii, teeme nii. Ja esimene trikk, mis me lahti seletame, on siis Feeble Stall. Vaatame, kas Kemo teeb ära. Suurepärane sooritus. Kuidas seda trikki oleks algul hea õppima hakata? Kindlasti kõige esimene oluline asi on, et sa saaksid oma esiratta rämbi peale ja et su tagaratas jääks siis toru taha. Kui niimoodi saada esimesel katsel, siis on väga hästi. Järgmiste katsetel proovid rohkem keha natukene pöörata, siis sa saad esiratta torule lähemale ja siis on esirattal palju vähem teekonda minna üle toru, et hüpata sisse. Ja kui esiratas on siin toru ees, toru lähedal, siis hoiad tasakaalu, proovid siin natukene tasakaalu leida, leiad selle õige punkti, kus on see koht ja kui on õige koht käes, siis on tugev hüpe külje peale ja hopp. Toru peale saamiseks tuleb siis esiteks saada piisavalt hoogu, et sa saaksid ilusti keharaskused toru peale. Kui sul on liiga väike hoog, jääb su keharaskus rämbist allapoole ja sa ei saa toru peale seisma jääda. Ehk siis algul tuleb teha täpselt paraja hooga üks katse niimoodi, et sa saaksid enam-vähem toru peale seisma. Kui sul alguses lähevad kannad maha, anname andeks, kohtunikud võib-olla võtab paar punkti maha, aga paljud trikid algul ongi niimoodi, et natukene kannad lohisevad ja ei ole hullu, kui esimesed katsed tulevad kanna toel. Aga muidugi võiksid tulevikus siis arvestada sellega, et mida vähem kanda, seda stiilsem ja parem sõitja sa oled. Ja kui me oleme juba toru peal ja suudame tasakaalu hoida, siis sisse minemine on paljudeks kõige raskem osa. Aga siin on täpselt samamoodi üks nipp. Keharaskus tuleb saada tagasi rämbi sisse. Kui me suudame siin tõugata ainult tõukeratta rämbile ja jätame keharaskuse siia, siis ilmselt libastume, kukume. Aga kui me saame keharaskuse kaasa koos tõuksiga, siis 3, 2, 1. No, tundub suht lihtne trikk on ju, ma olen üle 10 aasta seda harjutanud. Aga mis on peamine viga, mida algajad teevad, sina oled meil tõukerattatreener, näed oma silmaga? Ma arvan, et peamised vead, mida siis noored teevad, on, et ei tule siis kas piisavalt suure hooga rämmi peale, siis ei saa ilusti toru peale. Siis on ka kindlasti see, et toru pealt ära hüppamine, et esiratas tuleks ikkagi üle toru, kui sa hüppad, et kui sul on siin tõukeratas siin toru peal, et sul oleks ikka tugev hüpe, et esiratas tuleks üle toru, et kui sa ei hüppa piisavalt kõvasti, siis võib esiratas siia toru taha kinni jääda ja siis võid niimoodi kukkuda. Kukkumine on vältimatu osa ekstreemspordist, nii et kui sa oled algaja, kindlasti pane turvavarustus, kiiver, soovitame ka põlvekaitsmeid. Ja ka küünanukki, kui väga siis, kui läheb sassi ja kukud põlvedele, ei juhtu suga mitte midagi hullu. Nagu me nägime, siis Kemo sai sooritada Feeble'i ka rämbil, millel ei ole toru. Ja paljude jaoks ongi lihtsam õppida trikke sellisel pinnal, siis, kus toru ei ole. Siis toru vahepeal on küünlaga, ehk siis vaseliiniga koos ja nülilibe. Siis võib-olla tõesti on algul parem teha ilma toruta ja saada see tunne kätte, enne kui lähed siis toru peale harjutama. Nii, teie ees olid siis 3 põhilist torutrikki ja mõlemad pidi suunas siis nii backside kui ka frontside ja selgitame ära ka, mis on siis backside. Backside on siis, kui me keerutame ja meil läheb selg ja kannad ja peppu sinna poole, ehk siis seljapoolne, ehk siis backside. Ja frontside on siis vastupidiselt, kui me keerleme varvaste poole, läheme siis esiosaga. Ja ütlen kohe osalt ära, maitse asi, kumb on lihtsam, kumb on raskem. Mõni teeb naturaalselt paremini frontside'ist trikke, mõni teeb naturaalselt paremini backside'ist trikke. Nii et kui hakkad harjutama, soovitan mõlemat pidi proovida ja miks mitte kohe mõlemat pidi ka ära õppida. Kui midagi Feeble'iga jäi ebaselgeks, siis tulge meie tõukeratatrenni või kirjutage video alla, millest sa aru ei saanud. Smith on siis väga sarnane trikk Feeble'ile, kui Feeble'il on meil esiratas, rämbi peal ja taguratas siin toru taga, siis nüüd Smithil vastupidiselt esiratas on üle toru, taguratas toetub rämbi peale. Ja nüüd siin siis enamus raskust toetubki sellele esiotsale,
meil on jälle taaskord hea lai laud, sellega on mugav teha ja raskuskese püsibki siis siin. Ja siin on samamoodi täpselt sama loogika. Esimene asi on ilusti saada parasoog ja keharaskus toru peale. Kui läheb korra kand maha Smiti ajal, anname andeks, teinekord proovi kanda mitte nii palju maha panna ja muidugi sisse hüppamine. Tuleb hüpata piisavalt palju, et taguratas siit toru tagant saaks ilusti rämbi sisse, sest kui sa maandud ja ratas jääb toru taha, siis võib kukkuda. Peamiselt Smiti juures tehakse valesti niimoodi, et ei julgeta liiga rohkelt kraade teha. Ehk siis kui Fiibliga oli meil vaja natukene vähem kraade pöörata, siis Smitiga on nüüd vaja natukene rohkem kraade teha, et esiratast tuleks toruni. Ja kui siin hoida seda tasakaalu selle esiosaga, siis võib-olla ka vajab natukene rohkem julgust see, et sa hüppad jällegi külje peale ja et tagaratas ei jääks mitte siia rämbi peale ega toru taha, vaid ilusti hüppaksid rämpi sisse. Nüüd kui teil Smiti osas on küsimusi või midagi ei jõudnud veel päris hästi kohale, siis taaskord kirjutage video alla ja tulge siia trenni kohale. Teeme paar Smiti kombot teile, frontside, backside, switch side, kõik jutud ja siis võtame järgmise triki. Oi verki, mis tasakaal, ossas! Ja nende torutrikkide kombinatsioonid on peaaegu lõpmatud. Neid võib teha siis Smith, Feeble, Smith, Disaster, kõik jutub kokku parsiga, vipiga, ühtepidi, teistpidi. Aga puhkame ja võtame järgmist trikki. Viimaseks trikiks täna meil ongi siis Disaster ja see on võib-olla neist kõige raskem trikk, sellepärast et meil tuleb sooritada reaalselt poolpööret ja maanduda toru peale ning hoida tasakaalu. Ja enne kui me sooritame siis Disasteri, oleks vaja selgeks saada ilus poolpööre ehk siis 1.8 siin toru all. Ja et sa teed täpselt poolpööret, maandud kindlalt ja tunned ennast mugavalt. Kemo tee üks ilus 1.8, palun. Kui on siuke trikk selge, siis me võiks sihtida natuke suure vooga siia torule tulemist ja võib-olla siis esialgu jala abil saada torule ja siis ilusti alla. Kemo tee palun üks footplate Disaster. Ja mina alati soovitan kõiki trikke algul õppida jala pealt, sest siis on kindlam tunne, saab selle tunde kätte ja kui tunne on hea, siis juba teha ilusa hüppega, nii et 2 jalga on laua peal. Ja Kemo näita meile ka palun frontside Disasterit. Frontside on siis taaskord tuletab meelde, kui me keerame ennast varvaste poole. Ja mõni ütleb, et backside Disaster on lihtsam, mõni ütleb, et frontside Disaster on lihtsam. Mina ütleks, et see on kuidas kunagi, kuidas kellelgi. Ja läheme siis toru peale ja räägime detailides, kuidas oma esimene Disaster ära teha. Disasteri asend meil toru peal on siis selline. Seega tuleks kindlasti osata siit teha drop-in. Seega, kui sa ei ole varem Disasterit teinud, siis algul õpi ilus poolpööre toru alt ja siis proovi teha üks drop-in, kus sa oled siis selles asendis. Kemo näite ette üks ilus drop-in. Ops. Esiratas läheb maha ja jälgib, et taguratas ei jääks toru taha kinni. See on kõige suurem oht ja kõige suurem viga. Ehk siis kaalutan piisavalt, et esiratas läheb maha. Ops. Tõstame taguratta üle ja saame juba alla sõita. Disasteris väga paljud sõitjad kasutavad oma kanda, et pöörlemine peatada ja väga paljudel lähebki reaalselt varvasel kand maha, mis nagu ma ütlesin, alguses on väga okei, aga hiljem, kui sa juba trikki oskad, võiks kandu mitte maha panna. Ja Kemo, kas sa teed ilma kandadeta ühe ilusa Disasteri, palun? Siin tuleb siis kindlasti jälgida, kui Disasterit teed, et need pöörded ja see keeramine, mis sul tuleb, oleks täpselt poolpööret, sest kui sa tuled liiga suure hooga, sa maandud torule ja su pöörlemine jätkub ja sa ilmselt lähed Smithi. Kemo, palun näiteks ette ühe 2.7 Smithi. Võib-olla enne Disasterit sa õpid hoopis kogemata ära 2.7 Smith, mis on ka väga äge trikk, aga Disasteri jaoks siis proovime teha täpselt poolpööret, me maandume täpselt toru peale ja mulle endale isiklikult meeldib maanduda niimoodi, et üks jalg on siin laua tagaotsas, teine on siin laua eesotsas ja toru jääb 2 jala vahele ja ma saan tasakaalu hoida. Sellepärast on mul ka selline pikk ja jäsakas laud, sest siis on parem tasakaalu hoida. Ja ütlen nii palju ära, et kui Disasterid on selged, siis siit avaneb täiesti uus maailm, milleks on toru peal slaidimine. Ja seda saab teha ka Feeble ja Smithiga ja video lõpus me paneme teile kindlasti paar inspireerivat maiuspala.
aga praegu siis näitan veel, kuidas jala abil saada toru peale ja siis, kuidas juba ilma jalata saada toru peale ja siis vaadake ja õppige. Jalg maha torule, tagasi. Kasuta siis jalga terve aeg, et ennast toetada ja julgust koguda. Kui julgus on olemas, siis võib sooritada juba ilma jalata. Võin ka anda soovituse, kuidas disasterit veel paremini selgeks saada, et esialgu, kui te hakkate disasterit õppima, siis ärge õppige kohe niimoodi, vaid võite proovida ka niimoodi, et hüppate siia niimoodi, et tagaratas on maas. Kui tagaratas on maas ja tõukeratas on just toru peal, siis teete drop-inni. Kui see on selge, siis hakkate rohkem proovima tegema 1-8 niimoodi, et ei maandu laua ettepoole, vaid rohkem keskele ja siis juba niimoodi, et tagaratas on õhus. Kui tagaratas on õhus ja kannad on laua peal, dropide sisse ja trikk on tehtud. No nii, meie tänane trikiõpe hakkab vaikselt lõpupoole jõudma ja tuletangi siis meelde, et kui me saame need trikid toru peal selgeks seistes väikse hooga, siis neid samu trikke saab teha ka suure hooga ja see avab uksed siis slaidimisse ja grindimisse. Ja kui tasakaal toru peal on juba hea, siis me saame teha feeble grindi, smith grindi ja lip slidi. Kemo siis palun, näita ette meile mõni. Aastat tagasi, kui mina neid trikke alles õppisin ja isegi ei teadnud, mis nende nimed on, ei olnud meil selliseid rämpe, kus siis harjutada ja meie pidime siis neid trikke harjutama äärekividel. Ja tahtsin öelda, et kui sul juhuslikult ei ole rämpe, kus harjutada või ei saa trenni tulla, siis tegelikult siuke äärekivilaadne toode sobib ideaalselt nende trikkide harjutamiseks. Ja siin lihtsalt tuleb arvestada seda, et meil ei ole rämpi, mis meid ilusti toru peale viskaks, vaid meil tuleb ise hüpata, aga asend, peale saamine, tasakaal hoidmine ja sisse hüppamine on suhteliselt sarnane. Nii et kui sul on mingi äärekivilaadne koht, siis tegelikult piisab sellest, et sa harjutad siia peale saamist, hüppega, hopp, tasakaalu hoidmist ja tagasi sisse hüppamist. Ja seda saab siis teha ka Smithi ja disasteri pool. Nii et kui rämpi ei ole kätte saadaval, siis harjuta äärekivi peal. Või kui rämpi peal tundub see natuke liiga keeruline ja kuskile kallakusse maadumine tundub üle jõu käivat, siis vali endale mingi sobiv äärekivi või klots, kus siis saada see tunnetus kätte, mis tunne on olla Feeble'is, Smithis või disasteris, kuidas sinna peale saada, kuidas tasakaal hoida, kuidas sealt ilusti sisse hüpata. Ja kui siin saad hakkama, saad ka toru peal hakkama. Ja teeks äkki mõned kombo omumud ka või? Ja hakkamegi tänaseks otsi kokku tõmbama. Suur tänu siis meie trikitõukeratta treenerile Kemole. Andsid hea tõrpenõud edasi. Kemo on ütles iga siis surfitiimi sõitja, nii et kui sul peaks olema tõuksile või rulale vaja mingit varustust või turvavarustust, siis vaata, surfipood on Tartus ja Tallinnas ja neil on ka e-pood, jätame linki video alla. Ja meie oleme siis valmis õpetama teile uusi trikkinippe. Kirjutage taas kord alla, mida võiks selgeks saada. Võime õpetada ka lisaks tõuksile siis rula või akrobaatikat või BMX-i. Nii et hoiame sidet, pange meile like, subscribe ja näeme juba järgmine kord.